Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinit ja täna on mul jälle head uudised. Nimelt, me oleme näinud viimasel ajal, ma usun, Eesti ilma pealt ja ka maailma ilma pealt, et asjad on väga kummaliseks muutunud, kas pole. On väga palju üleujutusi, on väga palju vihmasid ja sellel kõigel on tegelikult väga lihtne seletus. Ja nii nagu me rääkisime, kuidas ma rääkisin oma viimases seminaris, mille pealkiri oli 1000 aastat rahu, vabadust ja küllust, siis me rääkisime sellest, kuidas ülimalt oluline dokument sai maailmas inimkonna jaoks alla kirjutatud president Trumpi poolt 4. juulil 2025 ehk Big Beautiful Bill ehk siis suur ilus seaduseelnõu või mitte eelnõu, vaid seadus. Ja see oli üle 900 lehekülje paks. See sisaldas Kesaarat, Nesaarat ja kõike sellega kaasnevat. Ja samal kuupäeval algas Texase osariigis üks sellise katastroofi mõõtmetega üleujutus. See üleujutus ei olnud sugugi juhus, vaid sellel oli väga, võiks öelda üllatav, aga mitte ka nii väga üllatav põhjus. Ja loomulikult olid selle põhjuseks kabalistid, kes üritasid varjata kõike seda, mis nemad on teinud. Aga sellest kõigest me räägime sellises internetiseminaris nagu 4. staadium. Me räägime, mis see 4. staadium on, millal see algas, miks see algas, kuhu see välja viib ja me räägime ka sellest üleujutustest ja seminari lõpus räägime sellest, kuidas ja et kosmiline sõda on tänaseks jõudnud ühele poole. Kuidas täpselt, mida see tähendab, siis sellest kõigest me räägime selles seminaris pealkirjaga 4. staadium ja nagu ikka saab sellele seminari registreeruda www.kaialiisa.com/internetiseminarid. Ja kui sa ei ole vaadanud ka seda eelmist seminari 1000 aastat rahu, vabadust ja küllust, siis ma soovitan seda teha, sest nii see 4. staadium kui ka see eelmine seminar sisaldasid ja sisaldavad mõlemad tegelikult väga head uudist ja väga häid uudiseid inimkonna jaoks, sõltumata sellest, mida sa tegelikult väljaspool kuuled. See kõik on osa, mida sa väljaspool kuuled, on osa stsenaariumist, osa näitemängust, sest enamik sellest, mis me näeme väljaspool toimuvat, on toimunud juba 2018. ja 2021. aasta vahel. Seda kõike ma lahti seletan seminaris, kuidas see on ja kas see on, nii et kohtume seminaris ja väga põnev on. Igal juhul